püha õhtusöömaaeg. Vaata, kuidas tema järgijate hulk on kasvanud. Nüüd nad väidavad juba, et Jeesus suudab surnuist üles äratada. Kui see rabi on populaarsem kui sina ja teised templijuhid, siis on see sinu probleem, Nahson, mitte Rooma oma. Aga paljud nimetavad Jeesust messiaks, inimeste lunastajaks. Sa muretsed liialt. Kui nad hakkavad teda kuningaks nimetama, siis tuleb mäss. Kas see ei ole Rooma probleem? Üks sõna alguses, üks sõna ilmale, üks lugu, kus tõde on see superraamat. Oosianna, see sõna hoia meid. Oosianna, see sõna hoia meid. Okei, võimud ja pillid autosse, ärge kõlli ja noote unustage. Kähku nüüd! Kris, sa pidid tund aega tagasi raamatukogus olema. Mida sa... Kris on sealpool. Niimoodi, ettevaatus toimib meid. Õnnetus juhtuks. Tere, Hank, Billy. Rasked viiulid. Seega jääb üle... Kris, Quantum, mida sa teed? Robi, sinu töö? Vabandage, Preili, aga kas teil on pääse lava taha? Ja Robi, mida sina teed? See on väga põnev, Joy. Kris lubas mu oma bändi mänedžeriks. Kuna mu bänd kvalifitseerus ettemänguks Megahit Shows maailma parim bänd, siis mul on siin tegemist, et olla kunn. Kunn? Mille kunn? Rock'n'rolli kunn näiteks. Ja kunn on tore olla. Superstaarina pean hoidma distantsi vähemate bändiliikmetega. Saad isegi aru? Kiiremini, Robi! Mulle aitab! Robi, täiskäik! Oota! Robi, pea kinni! Joy, sa ei tea, kellega sa jamad. Ma olen nimelt rock'n'rolli Superraamat! Superraamat, oota, ma lähen telekasse, me ei saa... Ma viin teid kohtuma tõelise kuninga, Jumala pojaga. Camptowni robotil suus on see laul. Tuda. Ole nüüd, Robi! Kas sa oskad öelda, kus me oleme? Mu geosensorid näitavad, et oleme Betaanias, väikeses linnakeses mõni kilomeeter Jeruusalemmast. Aeg 1. sajand. Ja paistab, et keegi tõmbab siin kõvasti rahvast kokku. Kuulake. Jah, tulge lähemale. Mu sõber ja õpetaja Jeesus on Messias. Mis on Messias? Mu andmebaas ütleb, et Messias tähendab heebrea keeles välja valitud, Jumala salvitud kuningat, kes saab ühel päeval kõige suuremaks kuningaks. Okei, see vend käib kuningatega. Minu moodi rahvaga. Sinu moodi? Oota nüüd, Kris, see on 1. sajandi Jeruusalemm. Me ei tunne siin mitte kedagi. Ma vaatan 1. sajandi, kes on kessi. Mu infoskanner tuvastas selle mehe Siimon Peetrusena. Ta on Natsareti Jeesuse õpilane. Ja Jeesus saab peagi nii kuulsaks, et teda tunneb terve maailm. Lahe! Tulge, lähme! Ja kui ma oma jalge alla vaatasin, taipasin äkki, et seal polnud midagi, mis oleks mind vee peal hoidnud.
kas ma aitan sind, Peetrus? Aitäh. Võta hea. Siis sirutas Jeesus mulle käe ja tõmbas mind üles ja ma seisin koos temaga. Seal, vee peal. Ei või olla. Te peate tulema ja tema sõnu kuulma. Tema on meie teel lunastusele. Juhata meid, Peetrus. Ja ära muretse, minu inimesed kannavad meelsasti su korve. Uskumatu, ma kohtun mehega, kes käib vee peal. Kohe ootan, et sa ettemängul põruksid ja iseendaks tagasi saaksid. Tulge, te kohtute ka mõne teise õpilasega. Me oleme saanud väga headeks sõpradeks. Ta ei öelnud, ma ei saa aru. See pole õiglane, sest Okei, võib-olla mitte nii headeks. Johannes ja ta vend palusid ainult, et Jeesus lubaks neile aukohti, kui ta ükskord kuningaks saab. Ja miks me ei peaks aukohtadel olema? Sest on väärikamaid õpilasi, kes mõistavad kuninga ja valitseja vajadusi. Juudasel on õigus. Miks sina, Johannes? Miks ei peaks mina aukohale saama? Kas sa tõesti tahad, et ma sellele vastaksin? Peetrus, kes uppus nagu kivi? Mina vähemalt astusin laevast välja. Kus oli sinu usk, Johannes, kui Jeesus seda palus? Milles sa mind süüdistad? Ta tuleb. Tere tulemast, Joy ja Robbie. Aitäh, et aitasite süüa tuua. Ta teadis mind. Jeesus teadis mu nime. Kes iganes teie seast tahab saada suureks, olgu teie teenija. Nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Nüüd minge, homme läheme Jeruusalemma. See on hämmastav. Nad peaksid valjuhäälsemad olema. See on ju nende tulevane kuningas. Ja Jeesus ei tohiks eesli seljas ratsutada. Kuningas ratsutab täkul. Sellist asja pole meil vaja. Kui ta saab kuningaks, siis peab ta ka kuninga kombel käituma. Hea küll, inimesed, ärge trügige. Pärast jääb palju aega autogrammide jaoks. Robbie, mida sa teed? Publikuga tegelemine on mu töö Chrisi managerina. Jaa, see on hea praktika selleks ajaks, kui ma olen päris rockstar. Ta kihutab inimesed üles, kui niimoodi saabub. Olen hullematki rahva hulka näinud. Vaata, neil on palmioksad, vallutaja kangelase sümbol. Kas Rooma on valmis selleks, et vallutaja Jeesus asendab keisri? Jeesus Natsaretist! Rahusta see rahvas maha. Sa tekitad palju tüli. Ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama. See on lahe. Tõusvat tähte juba ei peata. Juudas! See asi läheb käest ära ja sa tead seda. Ta läheb templisse. Asi rahuneb maha.
templis loomi müüvad. tavaliselt on siin ainult mõni, kes müüb ohverdamiseks väikeseid loomi ja rahavahetajad on siin selleks, et rändurite raha kohalike müntide vastu vahetada. Huvitav, kus Johannes ja Juudas on? Me Jeesusega pidime nendega siin kokku saama. Eks ole kirjutatud, et minu koda hüütagu palvekojaks kõigile rahvastele. Aga teie olete selle teinud röövlikoopaks. Ennekuulmatu! Sellest ta juba puhtalt ei pääse. Tule, Robi! See ei kõla hästi. Isand, need teod tõmbavad meile vale tähelepanu. Me peame minema. Mu aeg siin on peaaegu otsas. Ja mul on veel väga palju teha. Jeesus õhutab templis mässu. Kui sa sinna lähed, saad näha, mida ta teinud on. Ma näen seda, mida ma näen. Mis sa arvad, kas nad võtavad Jeesuse kinni? Ma ei tea, aga me peame neid nii kaua kinni pidama, et õpilasi hoiatada. Robi, võta piletid tagumisse ritta. Okei. Tere tulemast Robieri pardale! Okei, Robi, 3 peal. Ei, mis sul sünnib? Mulle küll ei meeldi rüüstamine, aga ma ütleks, et see siin võtab küll kõik ilusti kokku. Võtke ära, koristage ära see. Juudas, Peetrus! Kris, kus sa olid? Me peame midagi tegema. Rooma vahid on teel. Ma arvan, et nad plaanivad Jeesuse kinni võtta. Ma ütlesin, et see ei lähe nii, nagu peaks. Neil pole vahistamiseks põhjust. Jeesus õpetab ja jutlustab inimestele. Ta on väsinud, Peetrus. Ta tahab külastada Maarjat ja Martat Betaanias ja natuke puhata. Nii, kas see siin ongi su ülestõus, Nahson? Ära raiska mu aega. Marianus. Pidage see naine kinni. Sa raiskad kallist õli. Peaksime selle maha müüma ja raha vaestele andma. Jätke ta rahule. Ta tegi seda minu matmiseks valmistudes. Vaeseid on ju alati teie juures, aga mind ei ole teil alati. Mida ta sellega mõtleb?
asju samuti nagu mina. Kui palju sa selle eest maksad? 30 hõbeseeklit. Millal sa Jeesuse välja annad? Siis, kui õige aeg on käes. Robbie, mida sa nüüd veel teed? Palkasin kohaliku paparazzo Chrisist koos Jeesusega pilti tegema. Sellega saab Chrisi kohe seltskonna lehekülgedele. Robbie, kaameraid pole veel leiutatudki. Jaa, aga need kutid on kiired joonistajad. Saada nad minema, kohe. Okei, poisid, tõmmake minema. Chris, palun too mulle kauss veega ja rätik. Jah, kohe hangime. Joy, Jeesus tahab kaussi veega ja rätikut. Noh, hüpetega. Mina panen hüpetega, aga mida sina teed, Chris? Jaa, meie ei hüppa kuhugi, eks Jeesus? Teised hüppavad meie eest. Ma pole sulle vist midagi õpetanud, Chris. Ei, sa, seda, et... Oih, nüüd panin küll puusse. See ei ole kuninga tegu. Teenijad pesevad meie jalgu, kui me rännakult tuleme, mitte see, kellest saab kuningas. Ma mõistan sind. See on vastupidi sellele, mida see tähendab kuningas peaks... Miks ta seda teeb? Mitte mingil juhul ei pese sina minu jalgu. Kui ma sind ei pese, ei kuulu sa tegelikult minule. Issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu. Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Chris, kas kõik on korras? Ta saab varsti kuningaks, Robbie. Ta on superstaar. Kõik võivad rääkida, kui suur Jeesus on. Aga tema peseb siin lihtsalt inimeste jalgu. Tõesti, ma ütlen teile. Üks teie seast reedab minu. Ei, see pole võimalik. Ma ei saa aru. Ma ei saa aru. Ei, see pole tõsi. Mida sa teed? Tee kiiresti. Juudas, kuhu sa lähed? Kas Jeesusel on midagi vaja? Me võime tuua. Tõesti, meie? See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Jooge kõik selle seest, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Chris, mis on? Ma ei tea. Ei midagi. Ei, midagi ikka on. Ma vist mõtlesin, et olen nagu kõva tegija.
püüdsin kodus staari moodi olla. sa oledki kõva tegija, Kris. sa võidad maailma parima bändi võistluse ära. Aga Jeesus on üks kõige kuulsamaid tüüpe üleüldse. Ja tema tahab ainult teisi teenida ja näidata meile, kuidas üksteisega paremad olla. Ma olin sellest suurolemise asjast täiesti vastupidi aru saanud. Asi ei ole üldse minus. Asi on kõigis teistes. Kris, me lähme vist tagasi. Isa, ma ei palu sul mu järgijaid maailmast ära viia, vaid hoida neid kurja eest. See on päev, mille Issand on teinud. Ilutsegem ja rõõmustagem temast. Joy, anna see andeks, kuidas ma enne käitusin. Jah, võib-olla oli Jeesusel õigus, ah? Robi, ma olin sinu vastu ka vastik, muud kui käsutasin. Kas sa annad mulle andeks? Ikka, aga kas see tähendab, et ma ei saa enam läbi megafoni teisi sinu nimel käsutada? Just seda see tähendabki, Robi. Nüüdsest peale küsime enne, kas saame teisi teenida, kui... Oh ei, peaaegu unustasin, mu bänd! Okei. Nii, Will, las ma aitan sind. Aitäh, Kris. Kas see on halb, kui ma oma käsi ei tunne? Nalja tegin. Poisid, päris Kris on jälle tagasi, mitte mingi staaritola. Oh jee, lahe. Vaat nii käitub päris superstaar. Sa suurid risti puul ja tõusid päästma eksinuid. Sina mu
lugesid me